Tere! Mina olen Aigi Vahing ja jagan oma kogemust emotsionaalse söömise osas. Kui mul oli ülesöömisprobleem, siis mulle tundus kogu aeg, et asi on teatud toitudes. Et on mingid toidud, mis panevad mind üle sööma, rohkem kui on vaja. Aga nüüd, kus ma olen õppinud rohkem emotsioonide kohta teada saama, olen ma avastanud, et asi pole üldse nendes toitudes, vaid peaasjalikult nendes emotsioonides, mis panevad teatud toite teatud olukordades rohkem sööma, kui on vaja. Ja kus ma võin sellest nii kindel olla, nüüd kus mul pole enam neid emotsioone, mis ajavad üle sööma, võin ma süüa ükskõik milliseid toite, ilma et ma sööks neid toite liiga palju või ilma et ma peaksin neid toite kogunisti vältima. Ja mu elu on muutunud palju vabamaks ja palju rõõmsamaks. Ja kuidas sinna saab? Ma jagan 6 sellist emotsionaalset seisundit, mille puhul ma panin tähele, mis mind kõige rohkem üle sööma ajasid. Esimene olukord on selline, kas sul on tuttav selline seisund, kus sa ei tea, mida teha? Sa oled nagu kahe vahel. Sa ei tea, kas minna sinna või sinna, kas otsustada nii või nii, teha seda või seda. Et on selline nagu kindlusetuse tunne. Ja selleks, et ennast kindlamini tunda, et saaks elus edasi liikuda, siis mina tavaliselt sõin midagi, siis hakkas kindlam tunne ja ma sain oma otsustega ja asjadega edasi liikuda. Et see ebakindluse tunne, mis tekib, see on emotsioon. See on emotsionaalne tunne. Siis olukord number 2. Kas sul on tuttav selline asi, et ühel hetkel sulle tundub, et sa lihtsalt enam ei jaksa? Kopp on ees, tuju on nullis, mitte midagi ei taha teha, midagi ei suuda teha, või oled kellegi peale nördinud või solvunud või pettunud või oled lausa vihane. Et need on sellised seisundid, kus nagu ei saa enam oma nahas olla. Ja mida mina siis alati tegin, oli ka sõin nendes olukordades. Sõin midagi, et see olukord leevenduks ja läheks paremaks. Et need seisundid, mis ma nimetasin, need on ka kõik emotsioonid. Ja see söömine oli siis samuti emotsionaalne nendes seisundites. Nüüd olukord number 3. See olukord ei ole võib-olla aktuaalne neile, kellel on hetkel väiksed lapsed, aga siis, kui lapsi veel ei ole või kui lapsed on juba suuremaks kasvanud, võib tulla ette päevade lõikes selliseid hetki, kus sa nagu ei tea, mida oma ajaga teha. Seda võib nimetada igavuseks, aga seal on võib-olla ka mingisugune väike ärevus juures, et sa ei tea, mida teha, aga sa tead, et midagi peaks tegema ja mis sa selles olukorras teed? Lähed teed kapi lahti, vaatad, mis seal kapis on ja leevendad selle olukorra ebamäärasust toiduga. Nüüd olukord number 4. See on selline olukord, kus sul on jube hea olla, midagi hästi ägedat on juhtunud. Sa nagu juubeldad, võib-olla sa oled võitnud midagi, võib-olla keegi kiitis sind, võib-olla oled saanud ametikõrgendust ja sa tunned ennast jube hästi ja sa tahaksid tähistada ja selle olukorra tähistamiseks sa sööd midagi head. Et see toit nagu aitab neid positiivseid emotsioone või seda positiivsust nagu veelgi suuremaks teha. Siis olukord number 5 on selline, kus sa nagu tunned, et midagi on puudu, tahaks nagu midagi põnevat, midagi ägedat, midagi kihvti, mingit säbinat on nagu ellu vaja. Ja siis sa jällegi saad selle positiivsuse või sellise nagu põnevuse enda ellu toiduga. Ja see, et midagi on puudu või on põnevust puudu, et see puuduse tunne, see on ka emotsioon. Siis olukord number 6 on selline, kus nagu polegi mingit tunnet, midagi erilist ei ole head ega halba, aga käsi kogu aeg käib ja sa kogu aeg nagu tahaks süüa. Et see on selline üleüldine ülesöömise tunne. Et keegi meist ei ole kunagi osanud arvata, et ka see võiks olla emotsioon. Üleüldine ülesöömise tunne. Nüüd, kui neid olukordi vaadata, siis vaata palun, kas mõni nendest olukordadest tundus sulle kuidagi tuttav. Et sa tundsid ära, et jah, mul on ka niimoodi. Ja siis vaata, et kui sul seda emotsiooni, mis selles olukorras tekib, enam pole olemas. Näiteks tulevikus on see sama olukord ja sul ei ole seda emotsiooni. Siis vaata, kas on võimalik üle süüa. Ja need olid ainult osad emotsionaalsetest seisunditest, mis ma avastasin, mis panevad üle sööma. Neid on mitmeid veel. Seetõttu nimetatakse sellist ülesöömisprobleemi emotsionaalseks söömiseks. Ja kuidas sellisest emotsionaalsest söömisest siis vabaks saada, vaata siit.